Aasta 2018 on ju Tallinnale tervikuna olnud edukas. Mis puudutab ettevõtlusvaldkonda, siis ma arvan, et enda kõige suuremaks saavutuseks julgen ma lugeda seda, et meie mõtlemises on saabunud läbimurre. Me oleme otsustanud oluliselt paremini tulevikus majandada oma varaga ja ma olen suutnud ka oma kolleegidele selgeks teha selle, et linn on oma varale väga hea peremees ja ei ole mõtet ülemäära kiiresti oma vara lihtsalt müüa, vaid proovime sellega majandada. See mõttemuutus on minu jaoks üks kõige olulisemaid saavutusi. Kui me räägime linnast laiemas mõttes, siis loomulikult kõigepealt teeb rõõmu oluliselt tõusnud turistide arv. Nimelt, ma arvan, sellel aastal saame me kätte kuskil 4,5–4,6 miljoni turisti taseme aasta lõpuks. Aga sellega kaasnevad muidugi natukene probleemid, ehk tipphetkedel suvel meil kipub juba tekkima olukord, kus linn on turistidest nii umbes, et jääbki mulje, et neid siia enam nagu rohkem ei mahu. Selle teemaga me peame kindlasti tegelema, kuidas turistid kruiisilaivadelt saada vanalinna ja tagasi niimoodi, et linn ära ei ummistuks, sest et kõige hullem, mis saab meid tabada, on see, kui me peame ütlema kellelegi, et ärge siia tulge, et meile ei mahu. Aga laias laastus on Tallinn tark linn, meil on PÖF, meil on Robotex, meil on Tallinn Music Week, meil on terve rida, meil on Latitude kevadel, mis on startup üritus, ehk meie ettevõtluskeskkond ka linna kaasabil areneb targa majanduse suunas ja võin rahulolevalt öelda, et tossavate korstende aeg Tallinnas on möödas ja kõik majandus, mida me toetame, loome ja arendame, on väga-väga kaasaegne ja väga-väga tark. Siin tõstaks veel esile Tehnopoli, mis areneb jõudselt, seal töötab täna umbes 4000 inimest ja nende arengutega kavatseme me ka väga jõuliselt edasi liikuda. Nii et tegelikult puhas rõõm on olla ettevõtlusala abilinnapea Tallinnas.